Tere, hea Keila TV vaataja! Nüüd me oleme siin sellises ajaloolises paigas, kus asus kunagi kõige esimene Keila kivisild. Ja see sild ei olnud ainult Keila jaoks tähtis, vaid põhimõtteliselt kogu Eesti jaoks, sest siit sai otse Tallinnast kõige otsemad teed üle Keila jõe igale poole Lääne-Eestisse minna. Aga mina seisan siin täna hoopis sellepärast, et lisaks sellele, et see koht on legendaarne üle-eestiliselt või Lääne-Eesti jaoks, on see koht legendaarne ka minu jaoks. Mul on sellega üks ajalooline mälestus nimelt. Kui ma olin väike poiss ja käisin Keila algkoolis, siis alati peale kooli ma tulin jooksuga siia ema töö juurde. Ema töötas mul seal, oli kunagi autobaas number 14. Ema töötas mul siin. Aga kuna seal kontoris oli igav passida seal suurte inimestega, kes seal teed jõid, siis ma tulin tavaliselt siia ja vaatasin siin kalu siin silla peal. Siin olid väiksed ogalikud üldjuhul ja vesi oli kuidagi sellise madalam ja kivisem kui praegu. Aga vaatasin neid ogalikke ja mõtlesin, et tahaks kala püüda. Aga õnge mul loomulikult ei olnud. Aga sellises vanuses ikka lähed emale ja käid lihtsalt närvidele, et ema osta mulle õnge, eks ju. Ema ei saa töö juurest ju ära tulla kohe ja nii me siis ühel hetkel emal sai nagu villand sellest ja me igal juhul kuskilt siit samast võsast murdsime ühe oksa. Ema võttis niiti ja tegi töö juures sellest nööpnõelast sellise väikse konksu. Natukene saia sain ka ja tulin siia oma elu esimest kalapüüki sooritama ja uskuge või mitte, ma sain ühe ogaliku kätte. Ta küll niimoodi õnnelikult maandus siia kuhugi asfaldi peale, et ma kukkus otsast ära, aga ma sain ta kätte, mu elu esimene kala oli püütud. Ja siis läks ikka väga palju, 20 aastat mööda ja nüüd ma käin jälle kalal ja isegi vahepeal Keila jõe ääres. Nüüd ma püüan päris asjadega ja saan natuke suuremaid kalu ka vahel.